Armsad sõbrad, tänasega me astume kiriku aastas uude aega. Seda nimetatakse eelpaastu ajaks. Need on 3 pühapäeva ja nende vahele jäävad nädalapäevad enne tuhkapäeva, mil algab paastuaeg, mis on mõeldud ettevalmistuse ajana suureks pühaks, Kristuse ülestõusmise pühaks. Niisiis, eelpaastuaeg on ettevalmistusaeg selleks tõeliseks ettevalmistusajaks. Paastuaja keskseks mõtteks on keskendumine Kristuse kannatustele, surmale ja ülestõusmisele. See tähendab sellele, mida Jumal on teinud oma ainusündinud pojas meie heaks. Paastumise juurde kuulub kahtlemata ka see, et meie midagi teeme, me loobume millestki ja me peaksime seda tegema Kristuse eeskujul, mitte lihtsalt niisama loobumise pärast, vaid millegi või veelgi enam kellegi heaks, aga keskmes on ikkagi see, mida Jumal on meie heaks teinud Jeesuses Kristuses, oma pojas, meie õnnistegijas. See ettevalmistusaeg, ettevalmistusajaks on antud meile selleks, et me tõepoolest suudaksime paastuaega pühitseda nõnda, et see tooks au Jumalale ja et see tooks kasu ka hingedele, nii meie enda hingele kui teiste inimeste hingedele, kes on meie ümber. Niisiis kasutagem seda aega ja nagu ma juba ütlesin, eeskätt selleks, et pöörata oma pilgud Kristusele, kes on andnud kõik ja teinud kõik meie heaks, selleks, et meie võiksime pärida igavese elu ja õndsuse Jumala juures, seal oma taevasel kodumaal, kuhu me loodame kord Jumala armu läbi jõuda. Meie tänase epistli leiame apostel Pauluse kirjast Filiplastele, selle kirja 3. peatükist. Filippi kogudust on vahetevahel nimetatud apostel Pauluse lemmikkoguduseks ja tõepoolest oma kirjas ta pöördub nende poole väga soojalt ja nähtava sümpaatiaga, aga see ei tähenda, et ta ei ütleks neile siin-seal ka karme sõnu, et ta neid ei hoiataks ega manitseks. Vastupidi, ta teeb seda ja sedagi muidugi armastuse pärast. Selleks, et need, kellele see kiri on adresseeritud, mitte ainult tollased Filippi koguduse liikmed, vaid ka meie, võiksime saada kätte selle taevase armu päranduse, mille Jumal tahab meile kinkida. Apostel Paulus teab, et ka tema ise on alles teel selle poole. Ta ei ole veel sugugi päral, ta ei ole veel sugugi valmis ja just sellest ta meile tänases epistlis ka kõneleb, alustades, aga just nimelt sellest, mida ma ütlesin ennist, et me peame vaatama, me peame keskenduma Kristusele. Me peame mõtlema sellele, mida Jumal on temas meie heaks teinud, meile kinkinud, mitte sellele, mida meie teeme või oleme saavutanud. Selle kohta on Paulusel öelda, selle viimase kohta, mida meie oleme saavutanud või mida tema on saavutanud, milleks temal justkui oleks liha poolest, nagu ta ütleb, õigus. Nende asjade kohta on Paulusel öelda üsna karme sõnu. Aga kuuleme siis, mida Paulus ise meile tänases epistlis kõneleb. Ta ütleb nii. Mis mulle oli kasuks, seda ma olen arvanud kahjuks Kristuse pärast. Jah, enamgi. Ma pean kõike kahjuks Issanda Kristuse Jeesuse kõike ületava tunnetuse kõrval. Tema pärast olen ma minetanud kõik selle ja pean seda pühkmeiks, et saada kasuks Kristust. Ja et mind leitaks tema seest, ega oleks mul oma õigust
mis tuleb seadusest, vaid see õigus, mis tuleb Kristusesse uskumisest. See, mille Jumal annab usu peale. Ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust, saades tema surma sarnaseks, et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist. Mitte, et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. Vennad, ma ei arva endast, et ma selle olen kätte saanud. Ühte aga ma ütlen, ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun ees oleva poole. Ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võidu hinna poole Kristuses Jeesuses. Nii kirjutab apostel Paulus. Aga enne kui ma neid sõnu kommenteerin, ma tahan lugeda siit samast kirjast Filipplastele sellest samast 3. peatükist veidi eespoolt, kus Paulus räägib sellest, mille ta on, nagu ta ütleb, selja taha jätnud, mille ta on lausa pühkmeiks arvanud. Ta ütleb nii: sest ümber lõigatud oleme meie, kes Jumalat teenime vaimus ja kiitleme Kristusest Jeesusest ega looda päritolu peale. Kuigi mul võiks olla lootust ka päritolu tõttu. Kui keegi teine arvab, et temal võib olla lootust päritolu tõttu, siis minul veel enam. Ma olen ümber lõigatud 8. päeval, olen Iisraeli soost, Benjamini suguharust, Heebrea rahvast sündinud Heebrea mees, seaduse järgi variser, innukuse poolest koguduse tagakiusaja, seadusest tuleneva õiguse poolest laitmatu. Ja nüüd ta jätkab, kuid mis mulle oli kasuks, seda ma olen arvanud kahjuks Kristuse pärast. Jah, enamgi ma pean kõike kahjuks Issanda Kristuse Jeesuse kõike ületava tunnetuse kõrval. Tema pärast olen ma minetanud kõik selle ja pean seda pühkmeiks, et saada kasuks Kristust. Kõik see, Pauluse päritolu, liha poolest, nii nagu kreekakeelses originaalis öeldakse. See, kes ta oli, see, mida ta oli saavutanud, see kõik ei olnud tema arvates midagi. Või õigemini, mitte lihtsalt, et see ei olnud midagi, vaid ta arvab selle isegi kahjuks või nagu oleks ehk täpsem tõlkida kahjumiks. Paulus kasutab siin majandusest või raamatupidamisest tuntud mõisteid, kahjum ja kasum. Ja ta ütleb, et see, mida ta siiamaani on arvanud kasumiks, on tegelikult osutunud kahjumiks. See on tegelikult üsna keeruline olukord. Kui me mõtleme selle peale, et kellelgi on mingi ettevõte ja see, mida ta on arvanud kasumiks, see, mille ta on kirjutanud plusspoolele, on justkui kogemata mingi vea tõttu osutunud olevat vales kohas, valel real või vales lahtris. Tegelikult on see kahjum, tegelikult on see puudujääk. Selline ettevõte läheb tõenäoliselt üsna ruttu pankrotti ja nii läheb Pauluse sõnul pankrotti ka selline inimene, kes rajab ennast kas oma päritolule või oma isiklikele saavutustele, oma isiklikule tublidusele, isegi oma isiklikule vagadusele ja Jumala kartusele, sest Paulus oli ju oma Jumala kartuses enne seda, kui ta pöördus, väga innukas ja väga siiras, nii nagu ta siin ise ütleb. Ta tegi kõike nii, nagu ta arvas olevat nõutud Jumala enda seaduse poolt. Ja meil ei ole mingit põhjust kahelda selles, et ta räägib siin tõtt. Et ta tõepoolest tegi seda.
et ta võis inimlike ja isegi Jumala seaduse kohaste mõõdupuude järgi olla üsna lähedal sellele, mida me võiksime nimetada inimlikuks täiuslikkuseks. Aga see kõik ei ole mitte ainult midagi, vaid see on kahjum. See on kahjulik, see on hukatuslik. Kuidas see saab nii olla? Kas seadus ja seaduse täitmine on siis midagi halba? Paulus ei räägi sellest pikemalt siin Filippi kirjas, aga näiteks kirjas roomlastele vastab ta just nimelt sellele küsimusele, öeldes, et ei, seadus ei ole halb. Seadus on hea. Ka seaduse täitmine on hea. Aga kui me püüame rajada oma õigust ja oma õndsuse lootust sellele, kuidas meie täidame seadust või mida meie teeme, siis me oleme määratud hukkuma. Sest parimalgi puhul me ei suuda seda teha täiuslikult. Aga Jumala juures võib püsima jääda ainult see, mis on täiuslik. Nii nagu apostel Johannes ütleb, et Jumal on valgus ja temas või tema juures ei ole miskit pimedust, ei ole mingisugust pimeduse raasugi. Ja kui meie tahame elada igavesti, kui meie tahame olla Jumala juures, siis see tähendab, et ka meie peame olema täiuslik valgus. Kuidas me seda saaksime, kuidas me seda suudaksime, kas keegi meie hulgast julgeb öelda, et ta on juba täiuslik või et ta kohe saab, et tema ongi valgus. Jeesus ütleb meile küll, teie olete maailma valgus ja ootab, et inimesed meie häid tegusid nähes annaks au Jumalale, meie Isale taevas, aga Jeesus mõtleb seda hoopis teistmoodi kui siis, kui ta ütleb, et tema on maailma valgus, sest tema on täiuslik. Tema on tõeline Jumal, kes on saanud inimeseks. Ta on laitmatu, puhas, veatu ja ilma patuta. Aga meie ei ole. Meie ei ole täiuslikud. Meie ei ole iseenesest täiuslik valgus. Ja isegi siis, kui Jeesus ütleb, et inimesed meie häid tegusid näevad ja me justkui oleme valgus, maailma valgus, siis ta ütleb, et seda nähes nad annaksid au teie Isale, kes on taevas. See tähendab, et see ei ole tegelikult mitte meie valgus, vaid see on Jumala valgus. Ja nii ei ole see ka mitte meie õigus, mis võiks meid päästa ja meile taevase pärandi tagada, vaid see on Kristuse õigus. See on õigus, mille kingib meile Jumal ise, meid õigeks mõistes, Kristuse pärast Kristuse peale vaadates ja meid temas oma armu läbi ka õigeks tehes, meid pühitsedes, meid valgustades ja valguseks muutes, meid tõepoolest muutes, uuendades, täiesti teistsuguseks tehes. Ja see on midagi, mida me ise ei suuda, mida me suudaksime sama vähe nagu Münchhausen ennast ja hobustama jalgade vahel juukse tutipidi soomülkast välja tõsta. See ei ole lihtsalt võimalik. Ja oma patu tõttu just nimelt sellises soomülkas me olemegi. Niisiis Paulus ütleb, et kõik see, mis on olnud, kõik see, mille peale ta võiks inimlikult loota, mille peale meie võiksime inimlikult loota, tuleb jätta selja taha. Mitte selles mõttes, et me peaksime loobuma seaduse täitmisest, et me peaksime loobuma püüdlusest elada nii, nagu on hea ja õige Jumala ees ja ka inimeste ees, vaid selles mõttes, et me rajaksime oma igavese elu ja pääsemise lootuse sellele. Sest kui me seda teeme, siis me eksime, siis me hukkume. Siis me oleme nagu inimesed, kes on uppumas ja rabelevad, aga keelduvad haaramast kinni neile sirutatud päästja käest. Jumal on meile selle käe sirutanud. Või õigemini ma natuke muudaksin seda võrdlust,
Jumal on meist oma päästva käega juba kinni hakanud Jeesuse Kristuse inimeseks saamise läbi ja meie rabeleme ja katsume ennast tema käest lahti rabeleda, sest me kas ei usalda teda või me arvame, et me oleme ise nii kõvad mehed ja naised, et me saame hakkama küll ja siis me rabeleme ennast tema käest lahti ja rapsime seal vees ja viimaks upume. Selle asemel, et lasta ennast päästa. See on pilt, mida ma kasutlaksin, et seda apostel Pauluse mõtet siin illustreerida. Nii nagu tema kasutab selle illustreerimiseks võrdpilte raamatupidamisest või majandusest. Kes meist arvaks, et ta saab ennast rajada kahjumile, sest oma patuga me lisame päevast päeva endale võlga, endale puudujääki. Ainus võimalus sellest võlast, sellest puudujäägist lahti saada on Jumala arm ja andeks andmine. On see, et Jumal meid õigeks mõistab. Ja jumalik õigeks mõistmine, kuigi see võib kõla poolest sarnaneda sellele, kui keegi mõistetakse inimlikus kohtus õigeks, on tegelikult midagi hoopis muud. Sest inimlikus kohtus mõistetakse õigeks see, kes tõepoolest on õige, kes ei ole süüdi või kelle süüdi mõistmiseks ei ole piisavalt asitõendeid. Aga Jumala kohtus me oleme kõik süüdlased ja asitõendeid on oi kui palju. Ja Jumal ütleb, et ta mõistab meid õigeks. Miks? Sellepärast, et Jumala enda poeg on astunud meie asemele. Tema on see, kes on oma püha eluga kandnud kõik meie võlad, kes on oma püha eluga teinud nii, et mingit võlga enam ei ole ja kes on andnud iseennast, kes on võtnud enda peale meie kannatused, meie surma, selleks, et meil võiks olla osa nii tema õigusest kui ka tema ülestõusmisest ja sellest elust, mis on temas endas ja mille ta tahab kinkida ka meile. Apostel Paulus ütleb, et ta ei taha, et tal oleks ükskõik milline iseenda õigus, vaid et tal oleks ainult see õigus, mis tuleb Kristusesse uskumisest, see, mille Jumal annab usu peale. Me võiksime tõlkida ka, mis tuleb Kristuse usust või Kristuse usu läbi. See kõlab ehk veidi kummalisena, aga sõna usk tähendab kreeka keeles tegelikult ka seda, mille peale kellegi usk rajaneb, ehk siis usaldust, usaldatavust, ustavust ja usaldusväärsust. Niisiis, meie õigus tuleneb Kristuse ustavusest, tema usaldusväärsusest ja usust sellesse, teadmisest, et ta on tõesti teinud kõik meie heaks. Ta on andnud kõik selleks, et me ei hukkuks, vaid et me võiksime elada igavesti. See usk, mille Jumal on meile kinkinud, ei ole mitte meie enda tegu, see ei ole mitte niivõrd tõeks pidamine või nõustumine mingisuguste tõsiasjadega. Jah, see on ka seda, me peame nõustuma nende tõsiasjadega, mis on meie kristliku usu keskmes, Kristuse inimeseks saamise ja kannatuste, surma ja ülestõusmisega, lunastusega ja nii edasi. Aga usk on õigupoolest kogu oma usalduse, kogu oma lootuse panemine Jumala peale, kes on tingimusetult ustav. Ta on igal juhul ustav ja ta armastab meid. Ja kui meie, nii nagu ma ennist võrdlesin seda uppuja olukorraga, kes rapsib ja püüab oma päästja käest lahti rabeleda, kui meie ka seda teeme, siis tema hoolib meist nii väga, et ta ei taha meist lahti lasta, et ta ikka kutsub meid, et ta ikka otsib meid, et tema päästev käsi on ikka sirutatud ja kohe-kohe meist kinni haaramas, kui me ainult laseme tal seda teha. Ja see on nüüd midagi,
mis on äärmiselt oluline, sest et on ka selliseid inimesi, kes arvavad, et kuna meie õndsaks saamine, kuna inimeste päästmine on Jumala tegu ja Jumala tahe, siis ei ole meil justkui midagi teha ei selle poolt ega selle vastu. Ja kui Jumal kellestki kinni võtab, kui Jumal kedagi päästab, siis ei ole sellel inimesel ka võimalik enam mitte midagi teha selleks, et mitte päästetud saada, et hukkuda. Mitte, et ma siin julgustaksin kedagi midagi selleks tegema, aga on inimesi, kes nii arvavad, need inimesed eksivad. Sest et kuigi Jumalal on kõik vägi ja meelevald, nii nagu Jeesus ütleb enda kohta, et tema käes, temale on antud kõik meelevald nii taevas kui maa peal, tahab ta siiski meie armastust. Ja armastus saab olla ainult vaba. Jah, meie vabadus inimestena, meie vabadus siin maailmas on äärmiselt piiratud. Aga Jumal siiski jätab meile selle vabaduse vastata talle kas jah või ei. Muidugi ta julgustab, et me ütleksime jah, see on nii nagu Vanas Testamendis, seal samas Moosese seaduses. Jumal ütleb, ma panen sinu ette elu ja surma, vali nüüd elu. Aga ta ikkagi annab valida. Ja nii võib juhtuda, et inimene, kes justkui oleks juba päästetud, on jumaliku pääste juba vastu võtnud, võib siiski sellest taganeda, sellest lahti ütelda, sellest lahti lasta või õigemini ennast lahti rebida, lahti rabeleda. Kas selle läbi, et ta hakkab Jumalale teadlikult ja tahtlikult vastu või selle läbi, et ta arvab, et ta saab ise hakkama. See on võimalik. Ja apostel Paulus ka hoiatab selle eest ja ta ütleb, et ka tema ei ole veel sugugi valmis. Ta ütleb, ma püüan ära tunda teda, see tähendab Kristust ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust, saades tema surma sarnaseks, et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist. See äratundmine ei tähenda siin mitte niivõrd teadmist, vaid see tähendab selles osalemist. Tuletame meelde, kuidas piibli vanemates tõlgetes Vanas Testamendis öeldakse näiteks, et ja Abraham sai tundma või sai tunda oma naist või Aadam sai tunda oma naist. Nad said üheks, need kaks, mees ja naine. Nii et ka Jumala tundmine või Kristuse tundmine ei tähenda mitte lihtsalt teadmist temast, vaid see tähendab tõepoolest temaga üheks saamist, kõiges selles osalemist, mis kuulub tema ja ta elu juurde. Seda tähendab see, kui apostel ütleb, et ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust. Ma püüan selles elada. See ei tähenda, et ma rajan ennast oma õigusele, oma tegudele, aga ma püüan selles elada. Ma annan ennast tema kätte, ma usaldan ennast tema tingimusetu ustavuse hoolde ja ma teen seda ka seeläbi, et ma püüan elada nii, nagu on hea ja õige tema ees. Mitte, et ma sellega midagi ära teeniksin, vaid see lihtsalt kuulub selle asja juurde. Me oleme koos Kristusega maetud ristimises, nii nagu apostel Paulus ütleb kirjas roomlastele, ja me oleme koos temaga üles tõusnud selleks, et elada uut elu Jumala kirkuses. Aga seda, mida me ootame, mille me loodame pärida Jumala armu kingitusena, ei ole me veel kätte saanud. Me ei ole veel lõplikult surnuist üles tõusnud. Me ei ole veel paradiisis seal taevases õndsuses. Apostel Paulus ütleb, mitte et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. Ja selle all, kui ta siin räägib püüdmisest, kättesaamise püüdmisest, selle all ta mõtleb sellist,
kuidas seda öelda, niisugust tagaajamist, nagu näiteks jahimees ajab taga jahilooma. Sõna, mida siin kreeka keeles kasutatakse, tähendab kellegi järele jooksma. Ma jooksen selle järele, et saada kätte seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. No mille pärast Kristus Jeesus on saanud kätte nii Pauluse kui meid kõiki? Selleks, et me võiksime pärida igavese elu ja õndsuse taevas. Ja nüüd apostel Paulus ütleb, et ta jookseb selle järele, ta püüdleb selle poole. Vennad, ma ei arva endast, et ma selle olen kätte saanud. See ei ole tal veel käes, ei olnud siis. Nüüd loodetavasti on. Ka meil ei ole see veel käes. Ühte aga ma ütlen, ma unustan kõik, mis on selja taga. Veel kord ta rõhutab seda. Ja sirutun ees oleva poole. Ma sirutun välja, te teate, kuidas vahel on, kui sa püüad midagi kätte saada. Näiteks puu otsas on üks õun, kuskil kõrgel, seal ladva pool ja sa võtad redeli ja ronid selle redeli otsa ja siis sa sirutad ennast nii pikalt välja, et see kuidagi kätte saada. Tegelikult apostel Paulus kasutab siin ühte teist võrdpilti. Ta ütleb, ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võidu hinna poole. Tegelikult oleks parem tõlkida auhinna poole Kristuses Jeesuses. Auhinna või võidu anni poole, nii nagu vanades eestikeelsetes tõlgetes öeldakse. Paulus kasutab siin võrdpilti jooksuvõistlusest. Sa jooksed, sa püüdled, eriti vanasti oli kombeks panna auhind kuhugi sinna nähtavale kohale, finišijoone lähedale. Iga jooksja teadis, ta nägi, mille pärast ta võistleb, ta püüdles, ta pingutas kõigest väest ja küllap me oleme näinud neid jooksu- või suusavõistlusi, kus kaks võistlejat finišeerivad peaaegu korraga ja siis üks sirutab ette kas oma käe või suusatamise puhul näiteks oma jala, oma suusa, sirutab nii kaugele välja kui võimalik selleks, et olla see esimene, et see auhind, et see võiduand kätte saada. Sportlaste puhul on see muidugi nende oma pingutuse ja teenete vili, aga teistpidi ka mitte, sellepärast, et ega see, et nad pingutavad ja püüavad ja tõepoolest treenivad ja on nii tublid, ega see ei tekita kuidagi seda auhinda. See auhind on ikkagi kellegi teise poolt välja pandud ja mõnes mõttes võib ka seda käsitleda kingitusena, kuigi selle nimel nad peavad väga palju vaeva nägema. See auhind, mida meie ootame, on igavene elu taevas. See ei ole meie tehtud, see ei ole meie teha. See ei ole isegi meie saavutada, sest Kristus on selle meile juba kätte võitnud. Aga meie oleme nüüd need, kes osalevad selles suures jooksuvõistluses koos Kristusega ja tegelikult isegi mitte nii, et meie nüüd kõigest väest jookseme, vaid pigem on nii, et tema talutab meid, tema jookseb meid ja meie asi on ainult temast kinni hoida või õigemini lasta temal endast kinni hoida. Lasta tal ennast aidata, lasta tal ennast päästa. Nii nagu apostel Paulus ütleb oma teises kirjas korintlastele, andke endid lepitada Jumalaga. No tehke seda ometi, laske ennast päästa, jätke maha see iseenese õigus, see lootmine oma tegudele, oma saavutustele, laske temal ennast päästa. Olge nagu lapsed, kes tänuliku meelega võtavad vastu kingitused, mis neile antakse. Jumal tahab meile kinkida kõik, Jumal tahab meile kinkida imelise õnne ja rõõmu täiuse taevas, sellel tõelisel kodumaal, kuhu me loodame jõuda, kust meie õnnistegija Jeesus Kristus ise tuleb, et meid sinna viia. Nii nagu apostel Paulus ütleb selles samas kirjas Filiplastele, selles samas 3. peatükis selle lõpus. Laskem endid lepitada Jumalaga, laskem endid päästa. Jätkem selja taha kõik see, mis meid kinni hoiab, mis meid mingisugustesse oma enese õiguse kammitsatesse
paneb. Võtkem vastu see, mida meile on tõotatud. See on imeline ja tõepoolest, tema on vankumatult ustav. Kui me ainult usaldame ennast tema kätte, kui me ainult sellest tema ustavusest lahti ei lase, siis ei ole meil midagi karta. Kuigi me praegu veel ei ole kohal, kuigi me praegu veel ei ole seda kõike, mida me ootame kätte saanud, me ei ole veel täiuslikud. Aga tema on teinud kõike täiuslikult, tema on kõik juba teinud. Ja meie asi on see ainult vastu võtta ja lasta temal ennast sinna finišisse viia, kus me selle võidupärja, selle auhinna kätte saame.